Triin aga käis ja uuris tänaseks sisekujundaja Alessia Kovalenko kujundatud nupukat restorani. Oleme Tartu ühes vanimas kiirsöögirestoranis Sirius, mille Annelinna keskuses asuv esindus sai totaalselt uue kuue. Varem vaid aknamüügis tellimustega tegelev söögikoht on ümber sündinud avaraks värviküllaseks pererestoraniks. Sisekujundaja Alessia käsi on ruumide kujundamisel absoluutselt igal sammul mängus. Alessia, räägi, mis ülesanded sulle selle objekti puhul anti? Ülesandeks oli, et restorani kindlasti peab mahuma 40 inimest ja mängunurk peab kindlasti olema, samamoodi käte pesemise koht, kõik. Ülejäänud olid juba vabad käed ja puhas fantaasialent. Sa oled suur eritellimusmööbli fänn. Kas ka siinsete ruumide puhul on tegemist sinu jooniste järgi valminud mööbliga? No see vastab tõele, et mulle meeldib teha täpselt minu maitse järgi kõik mööblid ja kõik ruumid on erinevad, on võimatu saada midagi sellist, mis sobib ideaalselt selle ruumiga. Sellepärast ma projekteerin täiesti oma maitse ruumimõttude ja vastavalt ruumiprogrammile mööblit. Seda söögisaali siin poolitab mängutuba lastele. Kuidas selle mängutoa idee sündis? See oli taotluslik soov tellijate poolt, et peab olema. No siis hakkasimegi tegema ruumiprogrammi, proovisime eri variante ja see tundus kõige loogilisem. Et lapsed asuvad keskel ja vanemad istuvad äärtes, nautivad oma toitu ja siis jälgivad oma lapsi. Laudade kohal on sellised hästi massiivsed võimsad valgustid. Kas ka nende puhul sa oled mingit erilahendust kasutanud? Need on tulekoma valgustid ja minu jaoks on väga hea leid, sest hind on adekvaatne ja nende valikus, tootja valikus on kõik värvid, et ma sain saada selle värvi, mis ma tahtsin ja mis siia sobis ja mulle see väga meeldis. Lastetoa keskele tekkiski puu, see on disaini element, ta on riiul ja ta on riplagi ja loomulikult see puu ei saa tavaline olla, see on õunapuu ja siis õunapuu peavad olema õunad, mis on samas valgustid. Lastele on see huvitav element, aga samas see on praktiline, see on valgusti ja need valgustid saadavad ka otsas valgustuses ja need on ka eri värvi ja samuti saab sinna panna LED-valgust, mis on eriti tähtis tänapäeval. Jääb silma, et väga palju oled kasutanud oranži värvi, nii linnukesed klaasil, toolid kui ka seinte peal. Et miks just oranž värv? No mõni võib mõelda, et see mu lemmikvärv on, aga kui Sirius on, nende värv on oranž ja siis ma lähtusingi sellest. Samuti see värv äratab isu, mis on väga tähtis söögikoha puhul. Tegemist on pererestoraniga, kohaga, kus iga päev käib väga mitmeid inimesi. Asjad peavad olema siin vastupidavad. Kui palju panid selle objekti puhul rõhku kujundamisele, kui palju rõhku kvaliteedile? Võrdselt, sest kvaliteet ja kujundus käivad käsi käes, et asi pidi olema ergonoomiline, stiilne ja kindlasti see kvaliteet kunagi ei tohi kannatada. Õnneks ma sain väga hea mööblitegijaga tuttavaks, Fatsita mööbel ja nende töö kvaliteet praegu esimese ja teise pilgu all näeb väga hästi välja, et minu süda on rahul. Kõik on teastatud täpselt minu jooniste järgi, kõik materjalid on õiged, värvitoonid on õiged. Fatsita mööbel ei teinud ainult mööblit, vaid meil oli taotluslikult, et me saame ka vaheseinu, lage ja loomulikult lastekuud siin ka ehitatud nende poolt. Et absoluutselt kõik lahendus tuli nende poolt väga hästi. Põranda kujundamisel oled taaskord kasutanud ilmselt oma lemmiklahendust, diagonaalis paigutamine. Kasutasin.
minu meelest see on hea alternatiiv tavapärasele lahendusele. Loomulikult 10% põrandas läheb raisku, aga tulemus on väga hea. Alessia, millised on sinu soovitused, mis nippe, nõkse võiks siinsest kujundusest endale koju võtta? No ma arvan, et lauad, mis saab kokku panna ja lahti võtta, sest kui on suurem seltskond, siis võib suurem lautada, väiksem võtad väiksemaks. Samamoodi see lastetuba, et need kapid, meil siis kasutavad kõik lapsed, need kapid koristavad ka paremini oma asju, sest kui tavaline kapp tavaliselt ei teki isu, aga kui on eri kujuga, eriti majakene, siis panevad oma susikesed ja raamatud meelsasti sinna sisse peitu.